elas kord mees nimega Andi. Talle meeldis kala püüda. Loodusega sulas ta ühte, viskas oma õnge vette ja ümises laulukest. Linnud ümisesid temaga ja võib öelda, et kalad ka. Ühel hetkel kuulis ta taamalt eriti kõrget sirinat, lausa mitmekordset siristamist. Misukesed linnukesed, need nüüd siis Eestimaa pääle ära on eksinud. Linnukeste sirin jõudis Andile aina lähemale, nii lähedale, et ta kuulis siristamist nüüd päris selgelt. Kummastav tunne tekkis Andi kehasse, kui ta kuulis, kuidas linnukesed siristasid puhtas eesti keeles. No mida, kes see siis seisab meie eest nüüd? Kes see seisab siis meie eest nüüd? Andi tõusis püsti ning nägi puude vahel 2 erkkollases kleidis naist. Lindude sirinast sai naiste kädistamine. See oli niivõrd vali, et sipelgapesas toimetavad sipelgad unustasid oma tööd ning jooksid pea laiali otsas igasse suunda laiali. Oi, tere Andi, kostis nüüd ühe naise suust. Andi ei saanud aru, kellega tegu. Noh, näkkab kah. Noh, enam vist ei näkka, lausus Andi pettunult. Tõesti, isegi kalad olid kädistamise peale peitu pugenud. Meil kah ei näkka, vastas teine naine kõrgel häälel. Ei ole enam kedagi, kes meie eest seisaks. Ei ole kedagi, kes hoiaks südamega meie oma tantsu, meie oma viise. Andi sai nüüd pihta, milles asi on. Need olid rahvatantsu ja rahvamuusika õpetajad. Noh, sellepärast ei pea metsa karjuma tulema, ütles ta, tegi naistele ning viskas õnge tagasi vette. Naised silmitsesid teda pikalt, kui üks järsku ütles, kui sa meile praegu kuldkala püüaksid, oleks rahu taas Eesti maa peal. Andi vaatas tobeda näoga naistel otsa. Otsustas, et ei lausu midagi. Nüüd tulid naised ja istusid kumbki tema kõrvale. Aga sina oled meie kuldkala ja täidad meie 3 soovi, eks ole? Sellise palve peale Andi punastas. Ta ei saanud sinna midagi parata, oli tema tulnud lihtsalt kala püüdma, aga nüüd istus 2 naise keskel, kes tihedalt olid ta ümber piiranud, et ta minema joosta ei saaks. Noh, mis teil vaja, ütles ta lõpuks väriseval häälel. Andi kartis naisi, eriti selliseid, kes rahulolematust julgesid metsas väljendada. Meil oleks vaja, et sina seisaksid meie eest, et sa seisaksid Eesti rahvatantsu ja muusika eest nüüd ja edaspidi, see on esimene soov. Ja kuna sul nagu nii ei näkka, siis mis sa siin istud? Hakka tegutsema. Teeme lõpuks ometi midagigi ära, mis hoiaks elus meie eestlaste oma tantsu ja oma muusikat. Ma olen lihtne kalamees, mitte mingisugune tegija, vastas Andi kordagi naistele silma vaatamata. Ei, Andi, sinu perekonnanimi võib kalamees olla, aga kohe kindlasti ei ole see kalamees. Sina asutad nüüd seltsi, et nii nagu need kalad siin jões saavad vabalt edasi ujuda, saame meie oma pärimust noorematele ja vanematele vabalt edasi anda. Hops püsti ja minekule. Andi jõudis vaevalt oma õnge veest välja võtta ja lausuda seda, et Eres, lähme, vastasid naisest ühest suust ja nad asusid minekule.
Aasta looja auhind. Aasta looja rahvamuusika valdkonnas. Juhan Huppin. No loppu tuleb lüüa. Aasta looja kõlab hästi. Aitäh, see on uskumatult ilusasti kõlav tunnustus, see tähendab palju, et see mulle tuleb meelde paratamatult kõige rohkem vestlused kadunud Airi Liimetsaga ja Nietzsche teemadel, et see loojaks ja selleks üleinimeseks olemine, et need sõna looja tundus nagu kuidagi nii kauge ja võimatu ja midagi tõesti üleinimlikku. Ja et saada ise sellise tunnustusega nagu paitatud teeb ikka soojaks küll. Aitäh! Aasta looja rahvatantsu valdkonnas. Mall Paulus. Ma ei oska nii ilusaid sõnu öelda, nagu Juhan ütles. Ma just ütlesin, et nii nunnud sõnad Juhan ütles. Aga aitäh! Aasta kaaslooja 2023. Tradimus. Aitäh selle tunnustuse eest. Ma olen Tradimuse vanaema või ema. Nad palusid mulle neid esindada. Nad on kõik, peaaegu kõik on minu lapsed, et mul on uhke tunne siin seista. Nad on tõesti tublid, nad on teinud imelist muusikat, nad elavad selles pärimusmuusikas ja pärimuskultuuris. Nii et mina olen nende üle uhke. Aitäh ka tunnustuse eest. Oot, mida sa teed? Mida sa teed? Mida sa teha kavatsed? Kas ma tohin öelda seda, et on elus hetki, kui tänutunne soovib välja tulla? Ja on tänutunde keskmes on alati inimene ja inimene oma südamega ja oma armastusega ja inimene, kes teeb oma tegemisi armastusega ja pakub seda ka teistele ja ühe näitena viimase olulise teekonnana 2023. aasta tantsupeoga seoses.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus tänab Kristi Küti poolt valmistatud tänupõlledega inimesi, kes on laulu- ja tantsupeo jaoks andnud oma panuse. Möödunud suvel jõudsid südamest tulnud sillad nii väikse kui suureni. Agne Kallis, me soovime selle põlle kinkida sulle. Aitäh. Aitäh. Südamega saab teha siis, kui südame sees on kõik need, kellega koos seda tehakse. Üksi ei liiguta mägesi ja ei ehita sildasid. Aitäh. Põllega kannan kaasas nüüd kõiki neid, kellega koos see pidu sündis. 1000 tänu. Andi kutsus 10. detsembril aastal 1988 kella 10 kokku 412 inimest ning Poliitharidusmajas asutati Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Kohal olid maakondade esindajad Eestist kui ka külalised kaugemalt, Lätist, Leedust ja Leningradist. Kohal olid ka 2 sädistavat naist, seekord vägagi rahuloleva ilmega. Andi esimesed 2 sõna olid: kallis rahvas. Siis tuli palju muid olulisi sõnu, kuid kõige olulisemaks oli, et algatustoimkonna ja teie kõigi nimel kuulutan ERSi asutava kogu avatuks. Palun ühislaul.
ega see hoo sissesaamine ERSile kergelt ei tulnud. Küsimusi oli palju. Rõõmu muidugi rohkem. Arvamusi oma seltsi loomise vajalikkusest on rahvaloominguga tegelejate hulgas kuulda olnud juba aastaid. Me ei tohi täna mitte üks enne ära minna, kui meil on asi viimase punktini läbi võetud, sest hääletamise juures eriti on iga hääl tähtis. Ja kuidas on teie transpordiga? Peate oma bussijuhte hoiatama, et võib minna poole ööni. Niimoodi seisis protokollis. Täna, jõulukuu 10. päeval tulid sa Eestimaa naine nisunäolises seelikus, Eestimaa mees männikirja kampsunis, tundma sirge selja ja käsikäes astumise jõudu, tundma targa mõtte ja aruka teo tugevust, tulid tõotama, et hoiad esiisade, emade pärandit nagu leiba, nagu lilli, tulid kinnitama soovi olla homme parem, kui olid täna. Sa tõid ERSi eluvaka jaoks oma südame ja mõistuse kõige puhtama ja tervema seemnevilja. On sinu külvipäev. Külva rõõmuga. Stella. Aasta tantsujuhi auhind. Aasta tantsujuht Anita Kreen. Ma väga tänan, et olete märganud ja tunnustanud. See auhind on eelkõige minu 135-liikmelisele härmatisele, nende lapsevanematele ja minu kooli juhtkonnale. Suur aitäh teile! Põhialuseks oli kaheldamatult rahvalooming, mis tähendas eelkõige oma algatust ja ühistegevust kindlustades esteetiliste kui ka eetiliste põhimõtete edasikandmist ja andmist põlvest põlve. Kultuuritraditsiooni oli keeruline edasi viia, seda eriti 20. sajandi vahetusel, kus linnastumisprotsess mõjutas ja muutis suuresti talupojakultuuri. Kuid isegi neil keerukail aastail leidus inimesi, kes mõnikord lausa papajansenlikult kompromissile minnes suutsid hoida elavana huvi rahvatantsu ja rahvamuusika vastu nende kõige mitmekesisemates avaldusvormides, suutsid säilitada rahvarõivaste pidupäeval kandmised tava. Võrreldes 19. sajandiga, kus rahvatants tähendas eelkõige talupojatantsu, on tänapäeva igapäevases kõnekeelses tähenduses see mõiste palju avaramaks muutunud.
ei ole midagi, kes kannatab, see kaua elab. Öeldakse, et kett on seda tugevam, mida tugevam on tema kõige nõrgem lüli. Võib öelda ka nii, ers on seda tugevam, mida tugevam ja teovõimelisem on iga tema allüksuse liige. Ja tegutsema peaksime nii, nagu on kirja pandud vaimuvakka ühes mõtteteras. Kuhu paned oma käed, sinna pane süda ka. Ma panen oma käed mikrofoni külge. Südame panen tantsusammudele ja piigapuusadele. Aga nemad panevad oma südame rahvamuusikasse, sest ma olen üpris veendunud ja õigesti teete. Palun lavale tagasi Kadri andma üle aasta rahvamuusiku auhinda. Aasta rahvamuusiku auhind. Krista Sildoja. Suur aitäh märkamast. Kas te teate, et ma olen rahvamuusik juba sünnist saati? Olete ehk kuulnud mu lugusid? Juba minu vanaisa oli külaviiuldaja Taikses Järvamaal. Minu isa oli külapidude akordionimängija. Mu isa ei tundnud nooti, näiteks ta oli selle üle väga uhke. Vanaisa oli uhke selle üle, et ta tundis nooti. Minu tädid on kõik pilli mänginud, minu vanaema on laulnud. Vähe sellest. Ma ei mäleta nüüd, kui kaua aega tagasi, 30 aastat juba saab, tagasi, kui ma abiellusin Raivoga, kes on viiuldaja, pärimusviiuldaja. Ja ka mu vanaisa oli Raivo ja mängis viiulit. Ja takkapihta mu lapsed on mõlemad muusikud. Nii et see auhind või see tunnustus on kuidagi täitsa õigesse kohta läinud, mulle tundub. Aitäh kõigile märkajatele ja tuletame hea sõnaga meelde ka suvist noortepidu ja ma tervitan teid ka seal. Noored on meie tulevik ja alati fännan teid ja hoian teile pöialt. Aitäh kõigile! Krista rääkis, et tema vanaisa ja isa olid külapillimees. Külapillimees 2023. Feofan Roos. Palju õnne. Ma ei tea, paljud mind nagu tunnevad või kes ei tunne. Ma täitsa esimest korda siin. Ei tea kohe, mida öelda, aga tänudsõnad, ma arvan, ütlen oma tantsurühma, Tori tantsurühma, Segarahva tantsurühmale ja Mariann Pärnojale, arvatavasti tema mu siia toppis. Aitäh!
külapillimees 2023. Tõnu Eermann. See on nüüd kena asi, sest et need on probleem, sest et šansid olid nii väiksed seda saada, et ma ei ole ette valmistanud. Aga ma tahan öelda, et külapillimehe ametil on üks väga tore ja ilus külg. Ta nimelt satub erinevatesse eestlaste kodudesse, pulmadesse, juubelitesse, erinevatesse küladesse. Ja see näitab, kui ilusad on tegelikult Eesti inimesed. Aitäh! Palavad tervitused teile Pärnumaalt. On ütlemata tore, et me täna siin koos oleme ja on ütlemata hea meel, et saab olema Eestimaa rahvatantsu ja rahvamuusika seltspäevast kallid naabrid ometi. Mind on siia delegeerinud ka meie teised naabrid. Nad palusid mind koos tervitustega Lätist edasi anda ka tervitused Leedust. Ilus tere Virumaa ja linna tervitus teile, kallid aatekaaslased.
Tartu linna ja rajooni rahvatantsijad, rahvarüllimängijad ja nende juhendajad on väga õnnelikud, et on olemas meil Eesti rahvamuusika niisugused ärksed inimesed, kes on suure ettevalmistustöö enda peale võtsid, et see toetame tere teile, kallis tantsurahvas, Harju rajooni poolt. Seda meeldivat peret meie pisikese Hiiumaa delegatsiooni poolt. Meile, Kohtla-Järve eestlastele, on ERS-i väga vaja. Kui ei ole tunda oma rahvuse toetavat õlga, julgustavat pilku ega sooja sõna mujalt vabariigist, on meil seda Eestimaa katastroofipiirkonnas väga raske hoida. Peab olema suur tahe jalgades, südames ja mõttetöös, et tulla kokku kord või rohkem nädalas ning taielda kas täiesti uusi või sadu kordi läbi tantsitud tantse ja mängitud viisijuppe. Aga see tahe oli juba ammu. See on praegu ja tänu kollektiividele see nii ka jääb. Aasta kollektiivi auhind. Aasta kollektiiv rahvamuusika valdkonnas. Tallinna tantsuklubi muusikud. Aitäh, see on nii lahe rütmipill, miks te seda nii vähe kõlistate? Selle saab kindlasti Tallinna tantsuklubi kamina külge riputada ja rütmipillina kasutada. Aitäh märkamast, aitäh! Aasta kollektiiv rahvatantsu valdkonnas. Tartu Ülikooli rahvakunsti ansambli Nais- ja neidude rühm. Suured tänud tunnustuse eest. Ma olen väga uhke oma tüdrukute üle. ERS-i asutamiskogu koosolekule tulid kokku kõik tantsu- ja muusikasõbrad ja seda ikka ühisel eesmärgil. Palju sai vaieldud, kuid ka seda ikka ühise eesmärgi nimel, et rahvapärandit läbi tantsu- ja rahvamuusika õpetajate väärtustada. Arutleti tantsu- ja muusikaõpetajate haridussüsteemi üle, palganumbrite üle, edasimineku suunad võeti üksipulgi läbi. Ühed ütlesid, et kuulame rohkem noori, teised hoidsid vanu mustreid kinni, kolmas ütles, et häbi ja kahju on vaadata Eesti talvetuules siniseks külmunud rahvarõivastes neiusid. Häbi on vaadata neid külmetavaid neiusid lennujaamades ja piiridel tähtsatele külalistele lilli viimas. Ükski külaline ei ole seda väärt, et tema pärast mängida ilusa Eesti naise tervisega. Küsimus on tegelikult selline. Kas rahvariideis inimest vaadatakse kui nipsasjakest ja suveniiri või suhtutakse temasse eelkõige kui inimesse, kui eestlasesse? Igatahes paari aasta eest nägi meie ajakirjandus rahvariides inimest enamjagu vaid suveniirina. Küsimusi ja otsinguid riiete osas jagus pea igasse maakonda.
Senine olukord, et me seelikut tellime Läänemaalt, pastlad saame Mulgimaalt ja sõled Võrumaalt ei rahulda. Seltsi juures peaks olema selline toimkond, kus ma saan täieliku informatsiooni, mis puudutab riideid pealaest jalatallani. Äkki selts loob võimaluse rahvariiete vahetuseks, kus saab vale kihelkonna riided endalt anda sinna, kuhu nad kuuluvad ja ehk on võimalik vahetusena endal õiget saada. On ju tore, kui võime rahvariiete järgi ära tunda, kust kandi rahvaga tegemist on. Aasta sõbra auhind. Eesti Rahva Muuseum. No, mis ma oskan kosta, ma olen väga rabatud. Ma nii tahaks, et minu kolleegid oleks siin koos minuga täna, kus ma tõesti mõtlen, et tegelikult see nakatab, see tants nakatab, see muusika nakatab ja minu head kolleegid ju möllavad ja ma vaatan teid ja ma rõõmustan ka eriti, sest ma näen teid muuseumis sagedasti. Ja meiesugused muuseumirotid ka aravad pilli kätte juba, finantsjuht mängib siin lõõtse kõvasti, direktor tahab juba hommikul rahvarõivastes tööle tulla, aga hea kolleeg Marika on teinud sellise ägeda sarja tõesti, et Erm tantsib ja tulen mina siis ka vabal päeval tööle korraks niimoodi ja vaatan, et juba tantsivad ja siuke mõnus melu ja siis üks kaunis daam ütleb, näe, kui ägedalt õõtsub. Et see meie muuseum õõtsub, rapub, aga rõõmust rapub ja suur aitäh teile ja kohtume palju. Ja mul on ka kingitus pärast anda üks suur selline udikas või selline kohe, mitte malakas, aga sinna kirjutasime ka peale, et tegelikult on kuhu lüüa või kuhu niimoodi anda väikest plaksu, seda me leiame, aga millega sa virutada saaksid, seda on ka kindlasti vaja, või vähemalt see peaks kuskil ju olema. Ma kirjutasin sinna kenasti peale, et lööme lokku ja hoiame kokku. Jah, aitäh. Anna mulle stend, anna mulle stend, anna mulle stend, anna mulle stend, anna mulle stend. Jah, stend, paber, koosolek, taustaks mõtteid avav muusika, ühesõnaga korraldamine. Organiseerimiskomiteed, kes 1988. aastal asutava kogu jaoks rahva kokku tõi, võib nimetada omaette vundamendiks. Kui terve maa kokku kutsuda, siis tõsi ta on, et midagi sünnib alati. Teistmoodi lihtsalt ei olegi võimalik. Ka praegu inimesed istuvad saalis, toimetavad laval, lavatagused jõud, lava, heli ja valgustehniku näol on osa sellest kõigest ja väga tähtis osa. Korraldamine on omaette maja ehitamine. ERSi asutava kogu poolt saadeti Gustav Ernesaksale tervitustelegramm ülehomse sünnipäeva puhul. Minu telegrammi, mida ma teie kõrvu juba pikemat aega räägin, võib lugeda ka justkui sünnipäeva õnnitluseks. Korraldada väike sünnipäevapidu 8 päeva enne 35. eluaastat. Aga on veel väga tugevaid korraldajaid palju tähtsamates küsimustes ja tegutsemistes, sest pidu peab saama. Annaks kõrgem alati jõudu ja inspiratsiooni korraldamisel. Aasta korraldaja auhind. Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit.
aitäh selle tunnustuse eest. Kadri arvas, et ma võiks rääkida, mille eest me selle saime. Eelmise aasta suvel helistab mulle Karel ja teeb ettepaneku Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidule, et teeks ERS-iga koostöös Tartus Ullo Toomi tantsude võistu tantsimise. Natuke võttis mõtlemisaega, pidasin nõu oma meeskonnaga, võtsime pakkumise vastu. Läks aeg edasi, korraldasime lõpuks meie ilma ERS-ita selle ürituse. Ja tegelikult ega ma seda üksi ei teinud ju, et ma siin seda vastu võtan. Mul oli väga-väga toetav hea meeskond. Aitäh! Aasta koolitaja auhind. Aasta koolitaja 2023. Kelly Weinberg. Teate, mul on nii ägedad õpilased, tšau Vihur, ja mul on nii vägevad eeskujud, kes istuvad siin saalis. Aitäh teile, ma tänan südamest. Kolmkümmend 5 aastat. Igas päevas 24 tundi ja seal omakorda minutid, sekundid. Ühte aastasse mahub palju und, mõtteid, läbi- ja üleelamisi, samme, helinaid, emotsioone, planeerimist, magamatust ja mure, naeru ja nutupisaraid, tööd ja vaeva, tuhinat ja väsimust. Ja nii iga aasta, meil kõigil. Johanna Natalia Elisabeth Rautkats on öelnud oma raamatus järgmiselt. Rahvatantsud pakuvad rohkesti liikumist, mille tõttu vere ringjooks kiireneb ja hingamistegevus laiema ulatuse omandab. Igasugune liikumine kutsub esile ka vaimlise tegevuse. Tantsude eri tuuride meelespidamine eeldab tähelepanu, liigutused nõuavad kenadust ja keha üle valitsemist, asetumised täpsust ning korda. Tantsija unustab oma igapäevased hooled ja mured, tema meeleolu muutub rõõmsaks ning lõbusaks. Peale selle arendavad rahvatantsud oma harrastajais üheväärilisuse ja ühtekuuluvuse tunnet ning äratavad neis armastust ja lugupidamist esivanemate kommete ja rahvapärase kunsti vastu. ERS koos 3 teise seltsiga kuulutas 2006. aasta Anna Rautkatsi aastaks, mil tema sünnist möödus 120 aastat. Iga tema päeva, nädalat, kuud ja aastat võis lugeda tegude rohkeks. Ta andis ja haris rohkem kui ainult tantsuvaldkonnas meie inimesi. Ta lõi tantsu, mida iga tantsija ja muusiku kehamälu teab une pealt. Aga ta lõi selle läbi meie endi jaoks. Sellesse tantsu on aastatepikkune töö ja armastus sisse tikitud mustrite ja erksuse näol. Hinges igavesti kestev sündmus igale uuele õppijale kui ka kogenenumale taidlejale. Aasta sündmuse auhind. Eesti Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert Heade jälgede rada.
aitäh, see oli praegu küll üllatus. Agne, sa saad. Et sellest on juba nii palju möödas. Ja emotsioonid on juba nii meelest läinud. Aga oli äge kontsert, ägedad ansamblid. Aitäh teile kõigile. Ja aitäh see tiim, kes me seda kõike tegime. Süda on praegu, jätab lööki vahele. Aitäh teile! Andi tegi õigesti, et omal ajal metsatukka kala õngitsema läks. Talle ikka väga näkkas. Tänu muidugi nendele kädistavatele naistele, aga asja eest kädistasid, töö oli tehtud. Seda, et oli minevik. ERS oli asutatud ja tantsijatele ja muusikutele oli loodud oma pesa. Kõik siinsed olijad, kõik endised, kes nüüd pilvepiiril kiikudes meile kaasa elavad, nad kõik on andnud oma panuse, kestva panuse meie rahvakultuuri säilitamisse. Oleks Andi päriselt selle kuldkala välja õngitsenud, siis võib-olla oleksid need 3 soovi olnud ahned. Lihtne on ju soovida endale midagi. Keerulisem aga on soovida tervele põlvkonnale, kogu rahvale midagi. See eeldab alati oma käega ja mõistusega tegemist, asjasse panustamist. Auhind pikaajalise panuse eest valdkonna arengusse. Pikaaegne panus rahvamuusika valdkonda. Juta Helilaid. Juta tänab, kahjuks ta haigestus ja osaleda ei saa, aga tervitab ja tänab teid kõiki. Pikaaegne panus rahvatantsu valdkonda. Made Heljo Ruul. Tahan tänada kõigepealt neid, kes on märganud minu pühendumust Eesti rahvatantsule, Eesti muusikale, Meri pärimustantsule ja nendele kõikidele tantsijatele, kes minu rühmades on tantsinud üle vabariigi. Tahaks tänada kõiki neid, kes koos minuga alates 1960. aasta tantsupeost on saanud osa. Ka mina olen nende seas, nii et 1000 tänu nendele ja suur aitäh, kellel on võimalik minu tänu vastu võtta. Aitäh!
vaadake nüüd hoolega kõigile neile inimestele näkku, sest nendest eelkõige oleneb see, kas meie seltsist saab üks väärt selts või mitte. Head koju jõudmist teile kõigile, häid jõulupühi, head vana aasta lõppu, head uut aastat!